olla reaalselt. Tegelikult on asi, millest aru ei saa. Pane kinni. Ei no ma kinni ei pane, siis tundub, et on nagu tark. Tere kõigile, meie oleme ajuväänajad. Ma pidin ka teeme uuesti. Tere kõigile, mina olen Monika. Mina olen Johannes. Ja meie oleme ajuväänajad. Ja me oleme täna siin jällegi väga tähtsal päeval. Nimelt täna on Johannese sünnipäev. Nii et me saame Johannese sünnipäeva lõbustada. Me saame seda tähistada selle imelise episoodi koos teiega. Monika, millest me oleme seda täna üldse kogunenud rääkima? Meie räägime täna sellest, et kas paranormaalsus on olemas. Huvitav teema. Huvitav teema. Aga rääkides nüüd üldiselt, mis sul on elus vahepeal juhtunud? Minul, ma arvan, et me võtsime Johannesega väga tähtsa projekti ette. Nimelt me vastutame, aitame mõni aeg juhtida nüüd Infosõlm MTÜ-d. Nii et ma soovitan seda tšekata. Näiteks kui sa oled noor, kellele meeldib artikleid kirjutada, siis sa saad neid meie veebilehel esitada. Ja väike update veel teile. Nagu me lubasime, et Reali väitlusklubi juhtimisega läheb hästi, esimene klubi on toimunud, jäime 20 minutit hiljaks, aga parandame end. Jaa, sina siiski istusid terve aeg ülejäänud juhtijad rääkisid. Ei, selles suhtes mina valmistusin väitluseks. Aga jah. Meie saateformaat on jätkuvalt endine. Nüüd me lähme Johannesega vaidlema ning siis me kuuleme arvamust eksperdilt. Ja liigumegi siis meie põnevate argumentide juurde. Mina räägin teile, miks inimesed, kes arvavad, et elu teispoolsuses või vaim ei ole olemas, eksivad. Esiteks, mis on fakt, millega me täna peame leppima, on see, et meil on olemas miljoneid inimesi, kellel on enda kogemused ja kes südamest usuvad, sest nad on näinud, et see on olemas. Miks meil ikka veel on nii suur osa ühiskonnast teiselt poolt, kes ei usu, ongi see, et kui mina ei ole võimeline midagi nägema või kui mul ei ole mingit isiklikku kogemust, siis võib-olla see tekitabki kogemuse, et ma olen vähem, kui mul seda ei ole. Inimesed pigem tahavadki enda torchlikust nendele inimestele peale heita, kes on seda kogenud ja ütlevad, et tegelikult sinu kogemus on vale, võib-olla sul on mingid mentaalsed haigused või siis sellised kujutad ette või räägid seda lihtsalt tähelepanu pärast. Aga meil reaalselt on olemas miljonid inimesed, kes on siis neid olukordi kogenud, kellel on väga isiklik suur seos ja usk sellesse ja miks siis nende arvamus ei loe, miks kogu ühiskond teiselt poolt neid inimesi maha teeb. Ma arvan, et me peaksime rohkem siis neid inimesi kuulama ja neist teada saama. Siis väga palju tegelikkuses teaduses läbi ajaloo on ka eksitud. Näiteks sajandid arvati, et päike käib üle maakera ja täna me ei saa öelda, et kõik teaduslikud põhitalad või kõik asjad, mida teadus ei ole suutnud tõestada, ei ole olemas. Ehk siis me alati peame mõtlema ka sellele, et mis võib tegelikult olla ja me ei saa öelda, et kui midagi ei ole tõestatud, seda ei ole olemas. Teisalt juba praegu tehakse ju mingeid katseid, näiteks kui ongi mingi maja, kus kummitatakse siis, või kus arvatakse, et vaimud seal liiguvad, siis sinna lähevadki grupid teadlased, kes on terve enda elumissiooniks siis seadnud seda uurida, kes lähevad siis sinna. Täna meil on mingid katsed näiteks sellised, et meil on siis mingi aparaat, mida ma täpselt ei oska seletada, aga mis siis mõõdab ruumis erinevaid temperatuure ja siis kui mingi sensitiiv näeb seal midagi liikumas ja samal ajal andur tõestab meile, et seal ka temperatuur on külmem, üldiselt siis seostatakse seda, et mingi vaim on sellega, et seal on külmem temperatuur, siis tegelikkuses meil mingis mõttes tuleb ka ju see teaduslik tõestus, siis samamoodi ma jällegi ei saa sellest aru, aga on tehtud mingi elektromagnetlainelisi katseid, kus jälle tuleb see teaduslik pool ka välja. Siis me näeme, et reaalselt inimeste poolt on see tõestus. Ma arvan, et paljud inimesed toovadki selle näiteks, et seda ei ole võimalik kuidagi tõestada, siis meil on ju see nüüd mingil moel ka teaduslikult tõestatatav või meil on mingid katsed, mis viitavad sellele, et see eksisteerib ka väljaspool seda. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed, kes ei ole uskunud, aga on läinud näiteks kohta, kus kummitavad või rääkinud rohkem inimestega, kellel on need kogemused olnud, siis läbi selle see teadmine ka levib. Ma arvan, et on väga lihtne öelda, et ma ei usu millessegi, kui ma ei ole seda näinud, aga kui inimene reaalselt ise midagi kogeb või see temani jõuab, siis ma arvan, et need arvamused muutuvad hetkeliselt. Näiteks kui mina olin 12-aastane, siis mul on kodus nõnda, et mul on
koridor ja siis mul on vannituba ja ma seisin magamistoas, mis oli veel koridoris taga ja no ma ka väga ei uskunud või ma ei tea, mis ma isegi arvasin, aga ma olin nagu, kui vaimud on olemas, siis kõik tuled kustuvad ära ja siis kõik tuled kustuvad ära, ma jooksin enda ema juurde, ma ei taha siin olla, ma läksin teki alla peitu ja võib-olla see oli nagu esimene hetk, kus ma mõtlesin, et nagu midagi on valesti või tähendab, midagi ei ole valesti, aga igal juhul väga hirmus tunne oli või nagu mis on kokkusattumus, et see juhtuks selle hetkel ja ma arvan, et läbi nende isiklike kogemuste paljud inimesed jõuavadki selleni ja ma arvan, et neid lugusid peaks rohkem kuulama. Mina siis üritan teile lihtsate teaduspõhiste faktidega selgeks teha, miks hauatagust elu ei ole olemas. Ma ütleks, et kõige mõjukam fakt, mis tõendab, et hauatagust elu ei ole olemas, on see, et teadus ei ole suutnud seda kunagi tõestada. Teadus on aga just see, mis on üles ehitanud meie praeguse maailmapildi ja kujundab seda siiani. Ja kui me järsku enam teadust ei usuks, siis mis sellest maailmast suures pildis üldse saaks? No meil hakkaksidki levima mingid libateadused, mida me juba nägime ka COVID-i ajal vaktsiinide osas ja siis, kui maailm ei ole enam teaduspõhine, siis kõik meie tänased arusaamad on justkui kukutatud ja ma ütleks, et see maailmas tekitab kinda kaose olukorra. Teine väga suur argument on veel see, et tegelikult ajuteadlased, need targad mehed, kes ajuga tegelevad, on kindlalt väitnud, et aju ja teadvus on omavahel seotud. Ehk siis, kui nüüd inimene sureb ära, ta aju lõpetab töötamast, et siis neuroloogid on kindlalt väitnud, et seal ei saa olla mitte mingit tegevust, et see aju ei saa hiljem töötada, ehk siis see inimene nagu kuidagi ei saa hauataguselt funktsioneerida. Ja just ongi need teaduslikud katsed ja mingid vaatlused on need, mis peaks meile asju tõendama ja kui meil neid tõestusi ei ole, siis tegelikult ühiskonnana uskuda mingeid pseudoteadusi on ohtlik. Lisaks, mis on veel äärmiselt oluline, on see, et seni tegelikult maailm ei ole suutnud meile mitte midagi paranormaalset tõestada. No mina isiklikult olen näinud, ma ei tea, meedias mingeid pilte, kus inimesed on teinud pilde, et nüüd me näeme ufot. Aga tegelikult, mis seal pildi peal on? Seal pildi peal on, ma ei tea, mingi päiksesarnane asi kuskil kaugel. Võib-olla inimene oli laksu all, kui ta seda tegi, aga seda ufot mina seal näinud ei ole. Ehk siis, kui nagu maailm ei ole mulle suutnud ära tõestada, et midagi paranormaalset on olemas, siis miks ma peaksin hakkama seda lambist uskuma ja miks inimesed peaksid uskuma, et see hauatagune elu on olemas? Et mina arvangi, et see kõik on nagu uskumise küsimus, et kui inimene tahab, uskugu seda, aga nagu tegelikult seda olemas ei ole, et kui seda ta õnnelikuks teeb minu pärast, ta võib sellest uskuda, aga see, et seda hauatagust elu ei eksisteeri, on lihtsalt fakt. Natuke nüüd analüüsiks ka seda, et kus see arusaam hauatagusest elust üldse tuleb. Me teame, et see peamiselt tuleb religioonist, mingitest valitsejatest ja ma arvan, et see arusaam on tulnud mitte sellepärast, et see niivõrd oleks fakt, vaid sellepärast, et kunagised valitsejad tahtsid inimesi rohkem enda kontrolli alla allutada. Ehk siis nad sisendasid inimestele, et hauatagust elu ei ole olemas, põhimõttel, et siis inimesed olid korralikumad. Ma ei tea, muidu oleks võinud nende vastu mingid mässud hakata ja kõike seda, aga kui nad ütlesid inimestele, et hauatagust elu ei ole olemas, siis nagu need inimesed olid päriselus korralikumad ja kogu maailm toimis paremini. Ning ongi üldiselt see, et hauataguse elu olemasolu üle on kõik kultuurid ja religioonid erinevatel aegadel väga palju vaielnud ja ma ütleks, et see ongi rohkem mingi kultuuriline ja justkui inimeste teadvustes olev liikumine, mitte mingi tõsimeeli asi, millesse me peaksime neid kõik hakkama uskuma. Siis ongi see, et kui meil ei ole mitte mingeid teaduspõhiseid fakte, inimesed ei ole midagi näinud, siis sellisesse asja uskuda on nagu raske. Pigem peakski olema see, et me peaksime võtma need faktid, vaatama, et seni pole suutnud keegi hauataguse elu kohta ühtegi tõendit esitada ning see on meile palju lihtsam seda mõelda ja sealt me peaksimegi siis enda teadvuses edasi liikuma ja endale seda teadvustama, mitte mõtlema välja mingeid uusi mitteteaduspõhiseid fakte. Lisaks, mis hauatagune elu veel tekitab, on justkui vastuolu inimliku loogikaga. Et kui me praegu vaatame, et eestlased on ateistlik rahvas, siis järsku neile öelda, et hauatagune elu on olemas, tegelikult pööraks inimeste elu kinda pea peale. Ja see ei ole hea, esiteks ei ole teaduslikult tõestatud, siis võiks, ma ei tea, iga mingi suvaline rühmitus öelda, et
mingi asi on olemas, mida tegelikult ei ole ja igapäevaelu pööraks see teatud mõttes pea peale. Tegelikult ka teadlased on öelnud, et me peaksime lähtuma Occami habemedera printsiibist, mis ütleb, et inimkond peaks uskuma lihtsaid asju, mitte mingeid pseudoteadusi ja ühiskonnale on parem see, kui meil on teaduslikult tõestatud lahendused, mitte mingite inimeste kunagised unistused, mida on meile kunagi peale surutud. Ning kõikidel nendel põhjustel ei ole hauatagust elu tegelikkuses olemas. Kui sa mulle ütled praegu, et teispoolsus on olemas, siis kuidas seletada fakti, et selgeltnägijate tuleproov on skriptid ja see on tõestatud? Mis on tõestatud? Kus sul on tõestus? Sul on pikad meediaartiklid sellest, kuidas on skriptid, inimesed soojuskaameratega seal pagasiruumides käivad. No ma ei ole näinud neid artikleid. Siis mine ja loe ja hari ennast. Kus sul on teaduslik tõestus? Ei ole? Ega teadus ei suuda paljusid asju tõestada. Teadus endiselt eksib paljude asjade hulgas ja ma arvan, et meil on teadus väga suuri arenguid, mida teha. Ajalooliselt ka ju teadlased on väga palju enda seisukohti muutnud, teadus alati ei näita, mis on teda. Ja ma su sellest ajaloo, no ma täielikult ei saa sellega nõustuda, sest et me siis, kui me arvasime, et ongi mingi maakeskne maailmapilt, see oli kunagi, praegu me oleme 21. sajandil, teadus on tohutult arenenud. Aga ma arvan, et 100 aasta pärast me võivad olla hoopis teised arusaamad mingitest asjadest. Jaa, aga kui me praegu ei lähene asjadele teaduspõhiselt, siis maailmas oleks ju katastroof. Kui meil mingi pseudoteadused leviksid, see ei oleks maailmale mitte kuidagi hea. Aga paranormaalsusse uskumine ei ole teaduse vastane, sest et teadus ei ole ka tõestanud seda, et seda ei ole olemas. Teadusel ei ole selles kohas seisukohta. Jaa, mul ei ole midagi selle vastu, kui inimesed sellest usuvad, aga fakt on see, et seda ei ole. Kui mul on üks onupoeg, kes on 4-aastane ja ta oli sünnipäeval ja siis ta hakkas rääkima, et ukse taga käib mingi mees, kes täiega kõhib ja kellel on ülihalb olla ja siis kirjeldas tema välimust detailselt, ei olnud mitte kunagi seda meest näinud, ta ei olnud mitte kunagi sellest mehest kuulnud, aga tegelikult see oli ühe naise mees, oli just surnud või mingi inimese mees, kes oli kunagi surnud tuberkuloosi, tema välimus matchis ühelt ühele, kuidas see laps, kes ei olnud kunagi seda inimest teadnud, oleks pidanud seda lugu teadma. Kokkusattumus juhus, sa võid mulle tuua, ma ei tea, mis näiteid, aga nagu sul peab olema teaduslik tõestus näidete põhjal me tõesti midagi. Covidi vaktsiini vastastel oli ka väga palju tõestus selle kohta. Aga sa ei saa neid kahte asja nii kindlalt siduda, sest et mõlemad on pseudoteadused. Covidil oli kindel teaduslik põhjendus, see oli päriselt haigus, seal oli päriselt teaduslik selgitus, päris mingi lahendus olemas, mis oli tõestatud, aga teaduses ei ole ka teadus on võtnud seisukoha, et me ei usu teispoolsusesse, kuni seda ei ole tõestatud. Ja, aga teadus ei ole suutnud ka ära tõestada, et seda ei ole olemas. No, teadus on suutnud ära tõestada selle, et kõik, mis on praegu, ma ei tea, ongi need UFO-pildid, et need ei ole päris. Ei, aga sa ei saa seda öelda, sest meil on mingeid selliseid pilte ka ajas, kus veel ei olnud. See, kus on ju mingi kuradi valgus kogu kuskil kaugel. Ma olen nõus, et kõik võivad olla praagid, aga võib ka olla päris pilte, päris juhtumeid ja inimestel on kogemusi. Miks meil on nii palju inimesi, kes usuvad, kes on ise kogenud? Ei, no ma arvan seda, et nagu meil on väga palju sensitiive, aga need sensitiivid, ma ei tea, ei ole päris, nad tahavad raha saada, see on äriidee. Aga ma ei räägi ainult sensitiividest, ma räägin ka ju tavainimestest, kes usuvad. Jaa, no tavainimene, no ta on langenud nende sensitiivide ohvriks. No aga inimesed... Aga on päris rumalaid inimesi, kes ostavadki neid kristalle endale mingi viimase raha eest, loodavad rikkaks saada ja siis loed, aga ei ole saanud. Aga äkki on saanud, kus sa tead nende lugusid? Ei, aga need lugud on avalikuks tulnud. Kui sa vaatad, siis igas mingi telesaates visatakse ka sellele pigem nalja, kui võetakse tõsiselt. No aga need ongi need inimesed, kes ise ei näe, kes ise ei koge. Ei, aga kuidas sa kommenteerid seda, et see sensitiivide ja need võimed on nagu ajaloos, ma ei tea, kord seal olnud, kord ei ole olnud kohal, et see on pigem ongi religioonlik. Mis mõttes alati on olnud? Kus on olnud religioonlik uskumus, mingites religioonides usutakse ja sellepärast, et siis inimesed ei teeks pattu. Mitte sellepärast, et niivõrd see olemas on. Inimesi on üritatud kontrollida. Ja, kes ei ole ainult sellel eesmärgil olnud ja see... Aga miks siis osad religioonid seda usuvad, osad mitte? Just nagu ma üldse religioonist nii palju ei räägiks, või ma räägiks pigem sellest, nagu, mis on inimesed ise kogenud, mis on inimeste enda arvamus. See, et mingi religioon midagi ütleb, midagi ei ütle, see ei tähenda, et see on just tõde. Või et... Jaa, aga inimeste kogemused ei ületa mitte kuidagi moodi teaduspõhisest. Inimene, ma ei tea, kirjutas ka, et ta koges, et ta suri ära mingi vaktsiini tagajärjel. Ma ei ole sellega nõus, sest meil on täna ka väga palju teadlasi, kes usub, et see on võimalik. Mis sa selle peale ütled? Kui meil on teadlased, kes teevad nende teaduskatseid, siis väga paljud teadlased ka usuvad, et nad on... Ja sa pikalt rääkisid mulle enne teaduskatsetest, kus sa ka ütlesid, et sa ise ei saa aru, kuidas need töötavad, mis tähendab, et neid on väga kerge mõjutada.
ei, aga kui meil on täna väga suur protsent teadlastest, kes usuvad Jumalasse, kes usuvad elusse peale surma, see, et ma usun teadusesse, ei tähenda, et ma ei saa uskuda sellesse. Ei, ma nõustun, et see ei tähenda, et sa ei saa sellesse uskuda, aga kuni sa ei ole seda ära tõestanud, seni me ei saa öelda, et see on olemas. Miks? Sest et maailm tugineb printsiipidele, mis on olemas, mis on faktiliselt olemas. Need kõik, mida teadus ei suuda tõestada, mis on, meil ei ole väga palju infot mingi tumeaine kohta, mingi universumi paisumise kohta, meil on teadus väga palju küsimusi, kes ütlevad, et see ei ole kõik olemas, et olemas on. Johannes, räägi, mida sa päriselt usud? Mina päriselt ka ei usu teispoolsusesse, ma nagu... Aga sa ei usu, et mitte midagi võib võimalik olla? Ei, nagu ma usun sellesse, et kui inimene ise endale sisendab, et ta on selleks võimeline, siis ta on, aga nagu niivõrd seda, et mingi sensitiiv sulle oskab midagi ennustada peale vaatamisega, sellesse ma ei usu. Oota, millesse sa usud? Nagu see, et kui ma ise endale sisestan, et see on mingi võimalik manifesteerin, et siis see võib tõeks osutada, sest sa ise endale seda sisendad. Aga jah, aga samas nagu inimesed usuvad, siis mul nagu suurt vahet ei ole, minu pärast võivad uskuda. Mina küll usun, või nagu ma ei usu kõike, ma obviously ei usu kõiki inimesi, ma ei usu kõiki asju, mida räägitakse, aga on teatud asjad, mida ma usun või nagu paljude asjade koha peal ma nagu seisukoha peal, et ma ei tea, mis on päris ja ma usun kõike, nii et nagu ma võin vabalt nagu olla nõus inimestega, kes ei usu, kes arvavad, et peale surma on vaikus nagu sina, aga samas nagu ma mingis mõttes usun kõike, ma arvan, et kõik on võimalik ja ma olen kõigele avatud. Aga ma teatud mõttes arvan ka seda, et mingid sensitiivid on nagu ise selle maine ära rikkunud või nagu tegelikult on inimesi, kes teevad seda ainult raha pärast ja sa saad sellest aru. Ja, aga mitte kõik kindlasti. Okei, jah, aga need inimesed toovad kogu selle maine alla ja siis see on seal, kus ta on. Johannes, aga lähme küsime nüüd eksperdid. Lähme küsime. Ja nüüd me tervitame stuudios ühte väga erilist naist. Antoniina, räägi endast natukene. Ma olen Antoniina Kersna. 16. aastal imekombel sattusin mina Eesti selgeltnägijate tuleproovi, kus mina tulin siis finaalini välja. Ja 20. aastal läksin ma siis Venemaale selgeltnägijate tuleproovi ja ma sealt tulin 6. kohaga ära. Aga sinna Venemaale minekut ma igatsesin 10 aastat jutti, aga ma ikka ei olnud valmis sinna minema. Aga siis ma tahtsin minna Ukrainasse, et läheksin Ukraina teleproovi. Aga hetkel Ukrainas ei toimunud midagi. Ja siis mulle öeldi, et Venemaal Moskvas siis tahetakse neid selgeltnägijaid. Noh, mina sinna siis kandideerisin ja saingi mina siis sinna sisse. Mis kogemusi sa oled saanud nendest saadetest või kuidas need on sind arendanud? Oi jah, ei oskagi selle peale kohe midagi öelda. Need on kõik jupphaaval tulnud. Ja siis, kui mina olin seal Moskvas, kuna ma olin seda Svepsi raamatut lugenud Medium, ja kui ma seal hakkasin sellest rääkima, sellest Mediumi raamatust, aga siis oli seal nii sedasi, et oli Aleksandri vend oli siis minuga saates. Ja siis ma sain teada, et nemad ei ole päris tavalised poisid, nemad on kasvanud ju surnuaial. Nende isa oli surnuaiavaht. Sellepärast nemad siis nii tugevad siis teispoolsusega ka on. Aga kuidas sa enda kogemusest tajud, kas sinna saatesse läheb ka inimesi, kellel ei ole päriselt võimeid või kuidas nagu sa tundsid inimestega, kes sinuga koos võistlesid? No sinna satub ikkagi väga kirju seltskond kokku. Küll on niipidi ja küll on naapidi. Okei, aga liigukski siis nüüd edasi sisuliste küsimuste juurde. Esimeseks ma küsikski, et kas teispoolsus on olemas? Ja veel milline? Aga kuidas see avaldub või? No see avaldub igale ühele isemoodi. Sellepärast, et ei ole inimest, inimesi, kellel ta avaneb ühtemoodi. Ühel on niimoodi, teisel on naamoodi. Aga kui te paneksite selle sõnadesse, siis kuidas see teie jaoks just avaldab?
no ei oskagi isegi seda sõnastada, aga fakt on see, et ma olen väga palju näinud surma. Ja need on kohe kõik erinevad variandid. Kas iga inimene on võimeline teispoolsust tajuma või on nõnda, et osad inimesed ei saa kunagi seda tajuda isegi? Ei, nad ei saa tajuda sellepärast, et nendel lihtsalt ei ole neid võimeid. Aga kas neid võimeid saab teatud mõttes arendada või on need ainult kaasa sündinud? Minul on nad kaasa sündinud, ma ei ole midagi arendanud. Kuidas keegi seal sellega tegeleb, ma ei ole ka sellesse süüvinud. Aga kui tihe üldse on kontakt nende teiste selgeltnägijatega Eestis või kas te nagu omavahel suhtlete? Mina suhtlen Svami Dashiga. Jaa. Kui te olite noor või kuidas te üldse selleni jõudsite või mis teiega juhtus, mida te kogesite? Minuga ei juhtunud midagi, mul on ta sündides kaasa antud. Ja te saite kohe lapsena aru, et teie näete midagi, mida teised lapsed võib-olla ei näe? No mina hakkasin ju 5-aastaselt hakkasin ju inimesi ravima ja ma tahtsin juba oma täditütart ravida, kuna täditütrel oli rahiit ja ma sain siis esimese ravitsemise käigus, ma sain siis käterätikuga peksa. Et mida sa teed, sa tapad lapse ära. Minu täditütar hakkas nutma, kui ma tal tahtsin, et jalad sirgeks teha. Kuidas teie vanemad hiljem suhtusid või kas perepoolne toetus oli olemas või ei olnud, ma isegi nendele ei rääkinud nendest midagi. Et need tulid kõik kuidagi vaikides tulid. Aga kuidas peaks üks 5-aastane laps saama aru, et tal on üleloomulikud võimed? Ka jään vastuse võlgu. Ma jään väga paljudes asjades vastused võlgu, sellepärast, et ma ei tea, kust nad tulevad ja kuhu nad lähevad. Kas te olete selle ande eest tänulik? Olen küll. Mis see on sulle elus juurde andnud? Ma olen väga palju inimesi suutnud näidata. Need on ikkagi tuhanded ja tuhanded ja tuhanded. Aga kui palju on sellist negatiivset tagasisidet, et... No, üksteist seda ole ka, aga igal inimesele luban jätta tema enda arvamuse. Aga Eesti inimesed pigem on soosivad või mitte? Nad on väga tänulikud, kui saavad terveks ja saavad omad probleemid lahendatud. Mis juhtub peale surma või mis on teie tajumine sellest, et kui ühel hetkel mind või teid või inimesi üldse enam elusena ei ole, et kus nad siis on või mis siis saab? No mina tahan nüüd rääkida oma kurva kogemuse. Ma olin ju lapselapsega ju väga kibe metsas käia. Ja mina siis lapselapsele siis ütlen, et sina, Tõnisekene, ei lase mind siia metsa üksi päini. Sellepärast ma ei tea, mis minuga siin metsas võib juhtuda. Siis 14. aastal minu lapselaps leiti surnuna ja nii nagu mina metsa lähen, mul on inglikene ees, kes lendab metsa ja ta on kogu aeg minu juures. Nii et meil hauatagune elu jätkub ka ikkagi siin. Aga kui lühidalt proovida kirjeldada, et mis vormis see elu jätkub, kas see on kuidagi teada? No see on jälle ka igal ühel oma. Okay. Jälle ma ei saa seda ühiselt võtta. Aga te usute, et inimesed sünnivad uuesti ühel hetkel? Vaat seda ma ka raudselt öelda ei saa, aga võib-olla äkki on ka nii. See on see karnatsioon, uuesti sünd. Seda millegipärast väga seda need Hiina mütoloogia ikkagi rõhutab. Aga kas sa oskad näha inimeste tulevikku ja ennustada neile, mis neist, ma ei tea, saab 10 aasta pärast? Oskan küll. Aga mille alusel sa seda teed või kas sa teed seda kuidagi kaartide alusel? Ei, ma ei tee kaartide alusel. Aga kuidas sa siis ennustad? Ma inimesega räägin ja ma näen seda, mis tema elus toimuma hakkab. Ja siin nüüd oli, et üks noor neiu õppis seal
üldse, mis seal on seal Rocca al Mare taga, mis ta nüüd nimi on. Lihtsalt ongi Rocca al Mare. Ja siis ta lõpetas 9. klassi sealt ära ja sinna ta enam kooli minna ei tahtnud. Ja mina siis räägin, et kuule, et sa pead minema Saksa gümnaasiumi. Ja nüüd on neiu on nüüd lõpetamas 12. klassi ja ma näen teda valge kitliga, et temast saab arst, et ma võin selle 6 aasta pärast kindlasti öelda, et see neiu on arst. Kui te praegu meiega räägite, kas te tajute ka midagi? No ikka tajun. Kas te tahate paari sõnaga öelda või pigem mitte? No ei, ma praegu ei räägi. Olgu, teeme nii. Teeme nii. Kui sa räägiksid enda paranormaalsetest kogemustest, siis mida sa peaksid kõige õudsemaks või kas midagi väga hirmsat on kunagi juhtunud? Mul oli tantsupartner ja ta oli väga haige, tal oli kokk. Ja siis ta tahtis väga tantsima minna. Ja meie siis läksime Kajasse. Ja mina siis tants lõppes ära, et tead, kallikene, nüüd sa tuled minu juurde. Ja siis ma andsin talle rohtu veel seal ja panin ta siis diivani peale magama ja mul oli teises seinas massaažilaud. Ise ma olin, ta oli väga haige ja ma olin siis massaažilaua peal terve öö otsa. Ja kell 4 seisab mul surm minu jalgade juures ja ütleb mulle sedasi, et ma jätan teid tükiks ajaks nüüd rahu. See mees veel elas 3 aastat, 3 kuud ja 9 päeva. Aga ma siiski ehmatasin tol hetkel ikka nii ära, et oli ikkagi suur ehmatus. Nii et sa oled võimeline vaimudega rääkima? Noh, nii ta kukub välja, jah. Aga kuidas need kogemused vaimudega rääkides on? Kas nad on pigem positiivsed või negatiivsed olnud? Ei, nad on ikka rohkem nagu positiivses võtmes on ikka lahendanud. Asju nimelt selles, et ma Valgas 4 aastat tagasi võtsin aiama endale. Lähen mina aiama peale. Inimene, kes ei suitseta, peab aiama peal suitsetama. 3 suitsu ma pean too päev ära tegema. Aiama peal siis käivad 2 varju või seda vaimu. Pruunid hõlstid seljas maanin, nägu ma kunagi ei näe. Ja mina siis möödunud sügise, see võis olla kas septembri lõpp, oktoobri algus, ma sain kohe pahaseks nende peale. Ma ütlesin, mida te siin käite, mida teil siin veel vaja on? Kas te näete, et ma olen kõik selle aiama teinud korda? Ja teate, mul võttis korraga suitsuisu ära. Tänavu aasta ma ei teinud ühtegi suitsu seal. Ja ma ei näinud neid ka. Aga kokkuvõtlikult öeldes, siis mis võimed sul on või nagu, kas on mingi valdkond, kus sul võib-olla ei ole võimeid ja mingi, kus sul on nii-öelda tugevamad võimed? Kallikene, ma ei tea seda, selle ma jätan teistele inimestele otsustada. Mis nad siis minust arvavad ja kuidas nad mind hindavad? Aga nagu reeglina Eesti selgeltnägijad on võtnud mingi kindla valdkonna, millega nad tegelevad. Minul seda ei ole. Okay. Minul on tervendamine, mul on see, 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 mul on see. Ja kui palju neid on, ma ei tea. Okay. Ja kust nad tulevad ja kuhu nad lähevad, ka ei tea. Paljudele küsimustele mul vastust ei ole. Kas te ütleksite, et surnud inimest on võimalik tuua tagasi elule või kas te arvate, et kellelgi või kuidagi on see võimalik? No jah, siis see inimene peab olema varjusurmas.
kui teda on võimalik tagasi tuua, aga kui ikka inimene on surnud, tõeliselt surnud inimest tagasi tuua ei saa. Aga inimene, kes ei ole lõplikult surnud, siis veel võib ka tagasi tuua. Aga kuidas üldsegi vaielda vastu neile teadlastele ja neile inimestele, kes ütlevad, et ma ei tea, hauatagust elu ei ole olemas? Või... No see on nende otsus. Okay. Et mina lasen igal ühel mõelda seda, mis nemad arvavad. Kas surm võib olla hea kogemus või kas surm on seotud ainult halva ja negatiivsega? Noh, aga meil on ju kuskilgi sünnidatumiga on ju kaasa antud, kui kaua me elame. Nii et sa arvad, et surmaaeg on paika pandud juba? Surmaaeg on sünnidatumiga paika pandud, aga tänu taevale, et me seda ei tea. Aga teie, kui te vaatate siin igal pool inimesi, teate? Teie kõik elate väga kaua. Seda on rõõmus kuulda. Ma alguses mõtlesin näidata Te kõik elate väga kaua. stuudio inimesi, aga mitte meid joondas. Suur aitäh. Tõesti alguses mõtlesin näidata, et räägitakse seal. Ainult, et ma ei saa öelda, kui kaua te elate, aga ma tean, et te elate kaua. Suur aitäh. Kivi langes südamelt praegu. Mul ei ole seda luba antud, et kuule, et sa nüüd homme sured ära. Et igale inimesel peab olema lootus, sest lootus on viimane, mis sureb. Kas te arvate, et seda daatumit, mis me sündides kaasa saame, on võimalik muuta või kas elutee võib muutuda elu jooksul? On võimalik muuta. Ma nüüd teile räägin 2 kuu taguse asja. Mul ei ole nii õudsat suve, üldse sellist ajajärku olnud, et kus ma olen kogu aeg pidevalt haige olnud. Haigeks mina jäin 30. märtsil. Mul läks süda paigast välja, mul pandi süda paika sokiga. Ja siis juulikuus, 17. juulil olen Pärnus oma kabinetis ja panin siis ventilaatori tööle. Ventilaator siis terve öö otsas töötas ja mul hommikuks häält ei ole. Tee, mida sa tahad. 2 päeva pärast mul on vaja Bulgaariasse lennata ja ma olin Bulgaarias täiesti haige. Ja siis ma olin seal, käisin rannas ja tulin tagasi. Sealt rannas, et ma enam-vähem sain see terveks. Aga kus sa seda jõudsin tagasi? Mul on ju aiamaa, ma ei saa aiamaad lasta rohtu. Läksin aiamaale, jäin uuesti haigeks ja niiviisi ma olin 4 korda jutti. Kui ma jäin 4. korda haigeks, siis teate, oli ka juba surmal oli plaan mind ära viia, sellepärast, et ma nägin surma endast 58 sentimeetri kaugusel. Aga ma võtsin viimased jõud kokku ja ma läksin Kalma sauna ja ma läksin vihtlema. Ja teate, surm hakkas taganema, ta laseb mul veel elada, et surmaaega on võimalik pikendada. Nii et te näete seda surmaaega lausa sentimeetri täpsusega? No midagi mul teha ei ole, kui ta nii oli. Aga kuidas te surma näete või kuidas surm ennast kujutab? See surm oli, kunagi ma ei näe surmal nägu, aga see surm oli noor surm. Tal oli must riietus, oli seljas maani ja siis siin oli valge trilpoli varrukate peale õmmeldud. Et neid surmasid ja neid vaimusid ma näen, ega ma väga erinevalt ei näegi, ainult et on väikene see riietusega on. Ja siis oli, kui see lõppes, see Eesti selgeltnägijate tuleproov. See oli siis 16. aastal. Ja mina ei saa metsa, tehke, mis te tahate. Tööd on nii palju ja see oli augusti lõpp, mõtlesin, et ma käin metsas ikkagi, korjan oma käega mustikad, et ma saan mõne mustika suhu pista. Jõudsin ma siis teisele poole teed, seal on 2 kaevikut. Üks on hästi vana kaevik ja teine on siis uus kaevik, uuemat tüüpi.
ja mina siis korjan marju, ma olin kuskilgi vast 1,5 klaasitäit marju ära korjanud, tõstan pea ja minust seisab vaim 2 meetrit. Ja teate, ma võtsin selle vaimu koju kaasa. Ma olin hädas selle vaimuga, siis ma ei teadnud, mida ma pean tegema. Ja siis minu juurde Tartus käis Hannes ja Hannesele räägin, et kuule, et näed, sihuke asi on, et ma tõin vaimu koju ja ma tast enam lahti ei saa. Tema siis ütleb, et tead, ma lähen nüüd koju, ma 3 nädala pärast olen tagasi ja siis ma saadan selle vaimu minema. Ja see oli septembri algus, õhtune aeg kell 10 ja me lähme siis metsa. Mina andsin siis Hannesele piibli, Hannes läks metsa ja helistan siis sõbrannale, olgu talle nüüd muld kerge, et kuule, kallikene, ütle, et kui palju siin neid vaime on vaja ära saata. Ta ütleb, et seal on 14 vaimu, 13 on mees ja 1 on naine. Ja kui me sinna sinna läksime, seda teed pidi sinna nende kaevikute juurde, mul oli selline tunne, et ma lähen surnuaeda. Ja siis, kui Hannes tuli sealt metsast välja, küsisin, et mitu vaimu sa ära saatsid, ütles, et ma saatsin 5 ära. Aga veel on vaja saata 9, aga ma ei julge sinna metsa minna. Aga kui sulle tuleb tänaval inimene vastu, kas sa oskad ta kohta kohe ennustada või sa pead temaga enne rääkima ja suhtlema? Ei, ma ei pea rääkima. Okay. Ja imelikul kombel, et see inimene, kellel on surm hästi ligidal, siis ma näen vasaku õla peal risti. Aga kas kõik inimesed peale surma jäävad maa peale kinni või kas see... Ei jää. Ikka rohkem jäävad need, kes lähevad selle vägivaldset surma. Aga kas sünnihetkel on ka surmaviis määratud? Jah. Aga miks osad inimesed lähevad kergemalt ja teised halvemini või miks see eluraskus ja kõik on? Aga inimesed on ju endale selle taga ju kaela elu jooksul tõmmanud. Sellepärast, et kui inimene ei toitu korralikult, inimese veresooned on kinni, südameklapid ei tööta korralikult, verevarustus ei toimi, põied, neerud ei toimi, siis inimene on kauem haige. Et me võiksime ju surra ju täiesti tervena, et me lähme õhtul magama ja hommiku oleme meie. Aga selleks me peame väga palju endaga tegelema. Me peame võimlema, me peame enda eest hoolitsema. Aga kas sa saad rääkida absoluutselt iga surnuga teispoolsest või peab see inimene selle tuttav olema? Ei, ma iga surnuga ikkagi ei hakka rääkima, sellepärast, et inimene, kes tahab, et tema ligidasega räägitakse, ta peab minu poole pöörduma. Sellepärast, et ma ei lähe sinna surnuaeda ja ma siis seal seisan iga haua taga, et mis teil mulle öelda on. Aga kas vaimud saavad olla vägivaldsed või mingid füüsilisi esemeid? Jah, on ka vägivaldsed. Käin praegu alles Kosele, kus ühele mehele käib siis üks naine kodu ja teeb selle mehe elu põrguks, et ma pean nüüd minema nüüd siis, kui nüüd tuleb kahanev kuu, pean uuesti Kosele minema. Ma praegu pidingi täna sinna tema juurde minema ja siis ma ütlesin, et praegu on kasvav kuu ja sellest ei ole midagi kasu, et see vaim ära saata. Aga kuidas näeb välja kellegi äranõidumine ja kuidas inimene saab aru, kas ta on nõiutud ja kas üldse saab ja kas teie oskate ka nõiduda? Ei, mina ei nõiu, aga mind on nõiutud. Ja mind on nii nõiutud, et ma käisin teistpoolsusel ära. See oli peale Tõnise surma. Mul ei olnud häda mitte midagi, aga mul lõpuks oli sedasi, et mul kadus jõud ära. Ja siis oli kolmapäevane öö vastu neljapäeva, see oli juuni lõpp või juuli algus. Ja siis ma näen, kuidas ma lendan tunnelis.
valguse ava on seal ja Tõnis seisab valguse ava ees ja too vaatab mulle väga üllatunud otsa. Aga mida sa siin teed? Sa mine ära. Ja saatiski mind tagasi. Aga taheti ju minu korterid omale saada. Oli üks inimene, kes tuli Moskvast ja et mulle tehti korter tehti testamendiga ja siis sellele naisele hakkas see korter väga meeldima ja siis otsustas nõiduvise teel siis selle korteri omale saada. Tehti mulle siis elu ja surma peale. Aga kas on ka mingid armueliksiire või et kui näiteks mulle väga meeldiks Johannes, siis ma saaks nõia poole pöörduda ja öelda, et kas palun... Mina selle asjaga ei tegele. Aga kas see on võimalik? On küll, aga seda teevad mustad maagid. Aga kuna ma must maag ei ole, siis mina selle asjaga ei tegele. Aga kas niimoodi saab tulla õnnelik armastus või kas seal ei tule sealt õnnelikku armastust? Seal on ikka väga suured käärid. Aga kas... Nii, küsi. Aga nagu inimesele peale vaadates, kas on kohe aru saada, kas ta on nagu õnnelik ja enda eluarmastuse leidab või mitte? No vähemalt minu silmis jah, ma näen seda kõike. Kas meie Johannesega oleme leidnud enda eluarmastuse? No, te olete noored. Kõik on teie kätes. Nii et veel ei ole? Olete küll. Olgu. Aga kas nõidumine võib olla ka positiivne või näiteks, ma ei oska näiteid tuua, kas ma saan muuta mingeid asju positiivsuse poole, aga kui see ei oleks pidanud algselt nii minema, kas see võib ikka olla mulle hea? No mina jälle selle asjaga ei tegele. Okay. Need, kes tegelevad, siis palun väga, mustad nõiad on need ja siis panevad neid kaarte, mina ei pane ju kaarte ka ja... Aga kas see mõjutab seda nõida ka halvasti, kui ta teeb musti rituaale? Ikka. Aga kuidas nad sellest halvast energiast või karmast vabanevad? Või nad teavad ju, et nad saavad selle või mis nad teevad, et neid efekte vältida? Jälle ma ei vastuse jään võlgu sellepärast, et igal ühel on enda puhastamine. Mina näiteks, kui ma lõpetan tööpäeva ära, ma käin tussi all, ma lähen magama, ma magan. Aga kui suur osa üldse on nii-öelda siis puhtaid maaga, sest nagu enamus ju, kes teles, ma ei tea, Kirsti Timmer ja kõik need, vaata, nemad on küll juba mustad maagid. Aga kuidas te Igor Mangi suhtlete? Igor Mang, tema on ju astroloog, tema ei ole ju mingisugune maag. Okay. Tema pöördud tema poole ja ta teeb ikkagi väga üksikasjalise selle horoskoobi teile. Et mulle on ta teinud horoskoopi, et ma pean järgmine aasta raamatut kirjutama hakkama. On see plaanis? Ei tule inspiratsiooni kuidagi moodi. Kas astroloogia baasilt või näiteks kui ma vaatan internetist enda kaarte või mingeid asju, kas see on päris, kas annab mulle mingit päris informatsiooni või nagu... Ei, ta annab päris informatsiooni, sellepärast sul peab olema kellaaeg, millal sa oled sündinud aasta ja siis selle järgi siis arvestatakse välja need planeetide seisud, mis sind mõjutab. Et Igor Mang on nendest on kõige tugevam, sellepärast et Eda Paukson ei ole nii tugev. Et Eda Pauksonil oli mees tugevam. Aga enda igapäevaelus, kas sa ka loed horoskoope? Ei, mina ei loe ühtegi horoskoope. Sina ennustad endale ise? Ma ei ennusta ka. Ma tõusen üles, joon klaasi vett ja alustame tööpäeva. Aga kas te saate enda võimed välja lülitada või kui te ei taha näiteks näha inimeste kohta nende saatust või mingid asju, kas te saate otsustada, et te ei näe või see kogu aeg on mingi asi, mis teiega kaasas käib? Ei, no on ikka mul kogu aeg. Aga miks inimesed siis paranormaalsusesse ei usu? Või mis on see mehhanism? No aga see on iga inimese enda suhtumine, kuidas ta see suhtub, kuidas tema see enda vaimsus on.
aga kas on tulnud siis, ma ei tea, su juurde inimene, kes ei ole uskunud, aga peale mingit sessiooni on hakanud uskuma? See oli Urmas Sõõrumaa. Kui tema hakkas minu juurde käima, ta oli täiesti selle vastu, et tema vend ja õde ikkagi selle asjaga tegelevad. No ja siis meie teed läksid lahku, kuna ma tulin Ahtri tänavalt, tulin ära. Ja siis kuulen, et tema juba tegeleb nende asjadega. Et temast on saanud vegan, tema on käinud Türgis, on seal pimedas seal majas on käinud. Ja siis, kui meie 2 aastat tagasi kohtusime, küsisin, et kuule, et mis seal süüa anti. Ütles, et seal olid need pähklid olid, mida ta seal sõi. Ja et tema on oma vaimsusega ikka väga kaugele läinud edasi. Aga kas näiteks meil Johannesega oleks kuidagi võimalik enda tulevikku näha või mingit rituaali teha, et saada kuidagi see informatsioon? Kui te väga tahate, siis teie sellega saate. Ehk siis peab lihtsalt soovima? Jah, peab soovima, need soovid tuleb universumisse visata, sellepärast, et kui mina tahtsin sinna Venemaale selgeltnägijate tuleproovi, ma viskasin 10 aastat tagasi selle soovi üles, et ma tahan sinna saada, aga see peab olema väga konkreetselt sõnastatud, et see ei tohi olla kuidagi umbmääraselt sõnastatud, et umbmääraselt sõnastatud vastust sulle ei anta. Nii et usute manifesteerimisse sellest, et inimene saab ise endale luua? Jah, saab. Mis on kõige paremad meetodid, et seda teha või lihtsalt, et ütlen enda ees või mõtlen või kirjutan üles või neid tehnikaid on hästi palju? Neid on väga palju, aga no minul jälle ikkagi räägin kuuga. Aga kas kristallid töötavad, õnnekristallid ja sellised asjad? Vaata, ka sellesse ma ei usu. Okei. Muidugi mul kristall on ka küll olemas, sellega pendliga kristall. Et see mul töötab, aga ma muidu neid kristalle ja kulineid, mis seal kaelas on, ja muuseas naised, ärge hoidke siin 10 käevõrusid, siis teie saate petta. Aga kui mul on intsidents, et mu kallim kingis mulle käevõru ja ma vahepeal kannan iga päev seda, kas see on halb või? Ega need käevõrud head ei ole. Võtan patsiga ka kohe ära käe ümbert. Igatahes jah, et siis te neiukesed saate ikka väga kõvasti petta, kui teil on ikka see käsi on siin käevõrusid täis lajatud. Aga kui te praegu vaatate meid Johannesega, mis võib-olla on sündmused, mille eest me peame olema ettevaatlikud, mis võib meie elus juhtuda? Hirmus tunne. Ma siiski kaamera ees ei hakka seda rääkima. Okei. Aga midagi halba? Ei ole halba midagi. Okei. Aga kas sa tahad rääkida meile veel mingeid põnevaid lugusid, mis on su selgeltnägija karjääri ajal juhtunud või mingeid huvitavaid juhtumisi? Nüüd mina räägin jälle Aleksander Sepsi raamatust. Seda, mis ta nüüd oli? Ennist ütlesin. Aleksander Sepsi raamat. Ja on ta, mis ta nüüd on. Ja seal, kuna see Aleksander Seps on ikkagi selle teistpoolsusega väga kõvasti seotud, niisama tema vend, tema isa seal. Ja siis oli nii, et Aleksandri sõber läks tööle krematooriumi. Ja tema siis otsustas, et tema paneb siis surnutele andurid külge, mis nende keha hakkab tegema, kui see kirst hakkab liginema sellele ahjule. Et inimeste kehad tõmbusid väga krampi ja üks surnu olevat isegi üles istunud. Meedium oli pealkiri. Aga kui sa praegu tunnetad, siis mis sa arvad, kuidas me podcastil tulevikus läheb?
meil läheb tulevikus väga raskelt. Sellepärast, et need hinnakesed on ikkagi väga kõrgele läkke aetud. Ja ka kevadel ma siiski näen seda valitsuse vahetust, et tuleb ette otsa üks meesterahvas. Aga kas sa seda tahaksid meile öelda, et mis karjääriga me peaksime tulevikus tegelema, et me oleme nüüd Monikaga gümnaasiumit kohe varsti lõpetamas, et kuhu edasi suunduda või? Teil tuleb filmindusse sinna edasi minna. See on mu reaalne plaan, ma nagu vaatan filmiülikoole iga päev, oh my god. Filmindusega tuleb tegelema hakata, midagi teha. Minul ka või? Ja muuseas, te teete ikkagi väga vägevaid filme, et saate isegi auhinnalisi kohtasid. Seda on hea kuulda. Kas me peaksime seda koos tegema? Aga koos on ikka natukene lihtsam seda teha ikkagi, et kaks pead on ikkagi kaks pead. Sellepärast ühel on üks idee, teisel on teine idee ja siis vaidluses selgub tõde. Okei, aga natuke hakkame otsi kokku tõmbama, aga millised me elud 10 aasta pärast välja võiksid näha? Siis sinul on kõrukene, sinul on 2 last, aga sinul samamoodi. Ainult elekest vähem juua. Ma siin ei ütle, miks elukest tuleb vähem juua, aga pärast võin öelda. Olgu, Antonina, aga väga-väga suur aitäh teile, et te täna stuudiosse tulite. Nii, ma ka väga tänan, et te minu välja valisite. Ja kindlasti tegele edasi enda valdkonnaga, sest et sa annad inimestele inspiratsiooni. Tšau, tšau! Jaa, tšau!